kes on kursis näituste, lavastuste tumeainesega või siis lavastusega heleaines, see võib arvata ka, mida võiks kujutada endast Tartu Uues teatris ja Tartu linnaruumis aset leidev mõtteaines. Tegu on, nagu tutvustuses öeldakse, interaktiivse teatrilaadse tootega. Labürintteatri ühendus G9, lühidalt LTÜ G9, üks läbiviijatest on Henri Kriin. Mis asi on teatrilaadne toode? No sellega me ilmselt märgime sellist veidikest žanrilist ebakindlust, mis ilmselt on tekkinud kõik need katsetuste käigus, mis me siin selle teose loomisel läbi viime, et see justkui on teater, sest me oleme siin teatrimajas, alustame siin, aga siis liigume välja ja kordagi päriselt ei ole sellist selget nii-öelda näitlejat laval ja publikut saalis, pidevalt on selline otsesuhtlemine ja võib ka öelda, et keerulised narratiivsed struktuurid, eriti täna proovikäigus tuli välja, et võib-olla võiks narratiiv isegi rohkem olla. Et niisiis justkui ikkagi teatraalsusega tegelev selline loominguline produkt, aga samas kui inimene, kes on harjunud nii-öelda tavalise narratiivse sõnateatriga siia tuleb ja ei tea üldse, mis me siin teeme või mis meie praktika nii-öelda on, siis ta võib täiesti üllatada, et mis see on ja ta võib olla nagu segaduses, et kuidas seda määratleda. Me oleme siis ka nii-öelda ettevaatlikult tulnud vastu nendele inimestele, kes seda ei oska määratleda ja oleme ise öelnud, et me päris täpselt ei määratle, mis see on, et see on teatrilaadne, seda saab tulla tarbima. No võib-olla oleks selle kohta õigem öelda siis osalusteater või sellepärast, et kõik nagu osalevad selles, et on nagu päris näitlejad või vähemalt siis see teatrirahvas, kes kutsub inimesed kohale, aga et need, kes tulevad, et need ikkagi saavad ka just nagu näitlejateks. No seda küll, see osalusteatri sõna käib meil kõige poolt läbi ja interaktiivne teater ja labürintteater ja mõisted nii-öelda näitavad oma noolekesi selle mõtteainese pihta. Aga inimene, kes tuleb osalema ja ühtlasi siis ka vaatama ja tarbima, see ikkagi peaks ilmselt eelnevalt teadma, et muidu võib-olla talle ebameeldiv üllatus, kui ta tuleb oma arust nagu vaatama, aga selgub, et see ei ole päris nii. No võib muidugi ebameeldivalt üllatuda, ma arvan, et see oleneb väga palju isikust. Mina ütleks tumeainese ja heleainese kogemuste põhjal, et oli ka neid, kes olid nii-öelda siis tavalised teatrikülastajad, kes panid nii-öelda paremad riided selga ja siis nägid, et et see on nagu teistmoodi, aga samas nad läksid sellega kaasa. Olid nõus ka oma nii-öelda tikkkontsedega sinna heintesse minema, mis meil oli siis tookord telki pandud näiteks. Pigem ikka lõpus nagu tänasid meid selle kogemuse eest. Aga mõned üksikud näited tõesti, kes ei olnud siis valmis seda olukorda enda jaoks ümber hindama ja läks ikka nii-öelda kohe alguses ära. Aga näiteks ühel juhul see oli tõesti sellepärast, et parajasti olid lõpetamised, nad olid tulnud lõpetamisele ja siis minu tuttavad niimoodi, et lõpetamine ka, aga samas see etendus ka ja siis käime niimoodi korraks selle etendusel ära, nad ei olnud nagu valmis jäämagi tegelikult, et sellepärast läksid. See on nii ja naa, ega seda ei saagi ette teada. Aga me üritame ikkagi selles mõttes ettevaatlikult teha, et need, kes võib-olla ei ole sellega harjunud ja kelleni ei ole see täielik info jõudnud, et mis laadi teos see võib olla, et siis nad ei ehmataks liialt. Võib-olla natuke võivad ehmatada, aga siis me üritame neid ikkagi nii-öelda hoida positiivsel lainel. No selles mõttes see ei ole nagu ehmatus, et midagi hullu juhtub, lihtsalt tuleb osaleda teatris. Nojah, aga mõnda võib-olla see ehmatab, et mis asja ma nüüd tegema pean, et ma ei ole selleks valmis või tavaliselt see ilmselt siis väljendub selles, et ta lihtsalt osaleb vähem või näiteks kui on, ütleme, niisugune grupp, kes tuleb minu juurde ruumi, kui mina olen tegelane, siis üsna varsti võib seal selguda, et kes siis on nii-öelda ehmatanud, tema lihtsalt, ütleme, seisab natuke eemal, võtab siis oma selle vaatepositsiooni, tema pigem vaatabki. Ja kui mina siis lähen temaga suhtlema, siis ta väga niimoodi julgelt ja loovalt seal mulle vastama ei hakka, et siis ma näen ära, et ta ei kipu ise sellesse olukorda nii väga sisse hüppama vabalt ja midagi leiutama hakkama, siis tuleb need mängu rohkem mängida siis teistega. See heleaines, tumeaines ja mõtteaines on ka nagu moodustavad ühtse terviku? No mina nimetan seda ühist läbivat joont selliseks kodumaa hõngulisuseks. Just tumeaines ja heleaines olid meil sellised hästi kodumaa mateeria kesksed, ikka mets ja muld ja kartulid ja hein ja need elemendid, aga see mõtteaines on pisut siis tõusnud abstraktsematele tasemetele veel, et mulda ja kartuleid meil seekord kuskil ei ole, aga kodumaa teema on seeläbi, et see Kalevipoeg on sinna sisse tulnud. See põhjus, miks see Kalevipoeg tuli, on ka nagu seotud ikkagi nende eelmiste teostega, sest et tookord sai siis inspiratsiooni ammutatud Mikita lingvistilisest metsast ja nüüd see Kalevipoeg 16. peatükk, mida me nüüd lugesime,
see oli siis Mikitale ja selles mõttes talle endale oli seal huvitav see, et selle peatüki autor, kes selle Kreutzwaldile saatis, oli selline huvitav maamees ja maamõõtja ja laagus. Ja lihtsalt see peatükk oli siis justkui tundunud liiga imelik, et üldse eeposse sisse panna, et selline lugu on selle peatüki kohta, aga lõpuks ta sinna ikkagi sisse jäi ja kuna Mikita käis meid Heljanesel ka vaatamas ja temaga kohtusime, siis ma ise seda juttu ei mäleta, aga grupis siis teised pärast rääkisid, et kuule, seal ju see Mikita rääkis sellest Kalevipoja peatükist, et seal oli mingi huvitav asi. Parajasti oli see teema valimine siis mõtteainese jaoks ja läks kuidagi nii, et lugesime kõik seda peatükki ja eepos ikkagi, rahvuseepos, väga kodumaine, nii et see kodumaa hõng, ma arvan, on see, mis nende kõigi kolme puhul on ühendav. No mõtteainese puhul muidugi on teekond ja teel olemine ja rändamine niisugune läbiv teema, aga ma ise selle teekonna olles mõtlesin, et see on selles mõttes nagu hea etendus või lavastuskunst, et ta ei olegi seotud tegelikult isegi kindla kohaga ju. See, et seda mängitakse siin Tartu Uue Teatri ümbruses nii-öelda tinglikult, on lihtsalt üks selline koht, et ta võiks olla ükskõik kus mujal. Kuigi meil siin on muidugi Kalevipoja ka omast käest võtta. Jah, ma arvan, et seda saaks ka ümber viia, tegelikult me ju tegime ka proove näiteks Sauel ja eks sa siis ise vaatad, et minu see nii-öelda peab kuskilt siit algama ja tal on selline eesmärk, et millist vahenditega ma saan selle ära teha, et kui mul on vaja kohvikut, siis kas selles linnas on kohvik või mul on vaja sellist ja sellist tänavat, et kas ma sellest alevikust leian niisuguse tänava, ma arvan, et põhimõtteliselt seda saab teha jah, päris paljudes kohtades. Aga meeskond, kes loob selle lavastuse, on ka selline püsiv olnud või on liikmeid vahetunud, juurde tulnud ka? No liikmed on vahetunud jah, see, kes meil seekord grupis on, võib-olla on selline tuumikgrupp siis, et meil on nii-öelda lisandunud ja lahkunud neid eri aegadel vastavalt sobivusele, et alates sellest Kunstiakadeemia ajast, kui see põhigrupp üldse alguse sai, siis on jah, inimeste arv, kes on läbi käinud, võib-olla mingi 20 siis või? Selle edenduse juures on muidugi raskus see, et niisugusi muutujaid on päris hulga. Esiteks, ma arvan, et natukene sõltub selle õnnestumine ka publiku hulgast. Kuivõrd õues liigutakse ringi, siis sõltub ikka ilmast ka, et kui on väga halb ilm või tuleb mingi torm või 30 kraadi külma, et siis see ilmselt ka paneb oma sellise märgi või need on kõik kõrvalised ületatavad asjad. Kui jah, tulevad tormid ja miks mitte ka mässud tänaval, et me oleme lihtsalt nende faktidega silmitsi ja ma usun, et kuidagi me suudame need ikkagi ületada. Lihtsalt peab ja ma usun, et ka saab. Mängime need lihtsalt sisse ja eks hoiame ilmateatel silma peal ja sise- ja välispoliitilistel uudistel. Ja tõesti, inimesed on erinevad, et mõned tulevad rohkem kaasa, mõned vähem, aga me järjest lahendame seda ülesannet nii proovipäevadel kui etendustel, kui üldse läbi teoste, läbi ajaloo lõpuks jõuame lähemale sellele vilumusele, kuidas kõigiga hakkama saada. Aga selline, ütleme, ideaalne publiku hulk, väga suur see ilmselt olla ei saa? Meie jah, keskendume pigem väiksele arvule, sest et me suhtleme nendega otse ja selline masside haldamine nüüd näiteks eriti linna peale minnes, nagu me praegu teeme, oleks selline väiksele inimese hulgale, nagu me oleme siin ainult 6 autorit praegu, ega keeruline, siis me võtame enda käsitleda väikse arvu inimesi ja seepärast oleme selline intiimse lähenemise ja väikse publiku teater nii-öelda. Esietendus on muidugi sellisel päeval, et kuivõrd meil on väga pikad pühad siin, siis võib-olla kõik inimesed ei ole nii-öelda maapiirkonnast veel tagasi jõudnud et siis äkki jääb juba esietendusel see publiku arv väga väikeseks. Me loodame ikka parimat, me oleme teinud kõvasti reklaami avalike proovipäevade näol ja filosoofiatundide näol näiteks, kus siis ma olen käinud ammuste tuttavatega rääkimas teatri teemadel, labürintteatri ja osalemise ja rollide võtmise ja Kalevipoegsuse teemadel. Ma arvan, et just see otse suhtlemine näiteks, see on kohe näha, kuidas inimesel hakkavad mõtted käima ja nii-öelda silm läheb särama, et selline otsereklaam on vargsi siin toimunud. Kui nüüd just jah, need maalesõitjad ei ole otsustanud reklaami peale tagasi sõitma hakata, siis vähemalt mõned minu sõpradest ikka tulevad. Talvel on ikka etendusi veel ja kevade poole ka? Ja nüüd veebruari alguses, veebruari lõpus seal 27, 8, 1 märts on siis jah, nii-öelda teised portsud, et nüüd see detsembri ports tuleb meil ära, vaatame, kuidas me selle aastalõpu meeleolu siin üle elame, ma arvan, et me just kergitame meeleolu, et tekitamegi niisuguse aastalõpu peo siin Tartus täiesti uue tähendusega ja siis inimesed saavad sellest jaanuarikuu jooksul puhata ja veebruaris siis teekond läheb jälle uuesti käima.